Igal juhul. Hopsti. Üks asi, mis ma olen avastanud siin nüüd, kui iga päev on võimalus näha taaskord Casey Neistat. Ma olen jälginud seda YouTube trendi siin, mis on siis üleüldiselt selline sensatsiooniline, hästi suured asjad, hästi niisugune suured emotsioonid. Ja nagu näha, siis tegelikult ma ei ole väga hästi selle kõigega toime tulnud ja ei ole suutnud ka väga palju videoid sellel vahemikul teha. Ja nüüd, kui siin on juba peaaegu et nädal aega järjest iga päev Casey Neistati videoid nähtud, ongi vast õige aeg hakata Casey Neistati taaskord jäljendama. Mul on Fotopointiga selline sümbioosis suhe, et kui tuleb midagi uut välja, siis nad kirjutavad mulle, küsivad, kas sa tahad proovida. Ütlen, kas ei või jah. Sellel puhul ütlesin taaskord jah, nii et siin on midagi, mis viib meid taaskord väga Casey Neistati jälgedes küsimaks ühte väga tähtsat küsimust. Kusjuures seda jobit ma ei oodanud, aga seda oleks mul natukene enne olnud juba vaja. Ma panengi selle nüüd siia alla. Kõik lendab, kõik lendab, kõik lendab. Mul oli mingi küsimus, mis ma pidin küsima. Jaa, täpselt sama küsimus, mida Casey Neistatki küsis. Miks peaks olema inimestel tänasel päeval vajadus osta endale GoPro, kui meil on olemas telefon, mille mina võtsin hea meelega koju, sest et vahepeal on tore minna välja niimoodi, et sul ei ole telefoni kaasas, mitte keegi ei saa kätte sind. Siin ta on, kõige uuem GoPro. Ja nüüd, kui te mõtlete, et miks ma niimoodi hästi delikaatselt avan seda, siis täies läbipaistvuseks annan teile teada, et ma ei saa seda toodet endale, saadan selle toote tagasi ja ka Fotopoint ei maksa mulle sellest mitte midagi, nii et mul on väga aus otsekohene ülevaade öelda selle kohta, mis ma antud asjast arvan. Jah, mis mul siin on? Mis mul on siin? Isasse. Kas sa tahad neid kleepsud maha võtta samal ajal, kui ma kohvi teen? Niimoodi või? Ma ei tea, kuidas seda tehakse, ma olen harjunud meigi asju näitama, mitte kaameraid. Niimoodi või? Oh, yes. Mis asjad need siin all on? Tripod või? Wow. Meeldib see suurem ekraan täiega. Ma vähemalt on kasutanud seda Space'i hästi. See on suuremaks tehtud, see on suurem kui taas. Jaa, aga üleüldiselt vaata, isegi vahet ei ole, kas sul on see väiksem või see on suurem. See, et siin on nagu võetud rohkem seda külje peal, see talakasutus, see mulle meeldib. Siin ta siis on, niuke väike kaamera. Natuke näete võib-olla, et ennast ka sellest kõigest. Panin natukene selle karamellisirupiga üle. Minusugusele sisuloojale on see eepiline vahend. Jällegi taaskord, kui see mul endal käes on olemas kasutada, tekib mul suur soov seda omada. Kui ta eelnevalt mul oli olemas, ma ei teagi, kust minu enda eelmine sai.
igal juhul, siis tihtipeale ta istus mul lihtsalt kaamerakotis ja väga välja ei tulnud. Seda suuresti ühel väga lihtsal põhjusel. Niiviisi, nüüd kui ma räägin natukene aega, kui kaua te kujutate ette, et te suudaksite sellise heliga vlogi vaadata? See audio on see asi, lihtsalt vajab kohendamist. Või no, see on võimatu seniks, kuni see, terve see kere on veekindel. On ju niimoodi? Jaa. Oh, wow. Mida sa teed? Kes see mu seeliku alla võid? Noormees. Sellega pääsib. Tegelikult võiksime selle kaamera kallal vinguda veel, sellele võiks olla suurem sensor, et see siis nii krabeliseks ei läheks, kui vähe valgust on. Loomulikult võimalus panna sinna mingeid teisi lense ette ja nii edasi. See ei ole mõeldud selleks. See kaamera on eelkõige action camera. See on minu üks lemmikuid kaameraid, mida kasutada, kui me oleme reisidel. Nüüd on nagu see hea küsimus, et millal me saame reisile minna? Ma siin rääkisin suure suuga, et tahaks, et neid asju muudetakse, aga tegelikult on ka väga palju positiivseid asju. Üks minu lemmikuid asju on vist GoPro'l kõige parem kaamera stabilisatsioon. Nüüd, kui me kõnnime rahulikult, siis tunduks nagu kimbali peal olema. Teeme väikse jooksutesti ka, jookseme. Kas nad teevad seda iga GoPro'ga siis veel paremaks või? Sest ma ei mäleta, et eelmiselt sellel oleks nii hea see stabikas sees olnud. Normaalne, aga nagu ma ei ole kaamera ekspert ka. Nagu lubatud, lähen viin selle kaamera nüüd tagasi, aga enne veel on üks asi, mida ma tahan siinkohal toonitada. Nüüd, kui ma olen selle video ära monteerinud, sain ma ühest väga väiksest asjast aru. Pole tükk aega teinud seda, see on niisugune keeruline. Kõik need klipid, mis ma siin filmisin sellega, on tehtud täpselt niimoodi, nagu karbist välja tuli. Kui te nüüd võrdete veel selle kaameraga, siis pange ka mõttesse endal väikene asi, et see kaamera siin, see komplekt maksab 3 tonni. See on niisugune 400-500 eurot, nii et sealt see ka väikene niisugune kvaliteedi vahe tuleb. I'm out. Minema, auf Wiedersehen, tschüss, bye! Kuule, aga ma lähen toon siis kohvi. Teed jälle kissi naisteti kohvi toomist või? Minul ma ei üldse panna, sorry. Ma ikka mõtlesin, sa oled ikka kissi naisteti.